Eesti Keskerakonna kontserttuuri raames ja kontserttuuri nimi on Paneme hääled kõlama. Ja me otsustasime niimoodi, et me ei laula ainult ja ei tee nalja, aga räägime ka natuke poliitikast. Meie elu on selline, no mis siin teha, on selline elu. Poliitika ja kultuur käivad alati koos, sest et tegelikult elame sellises ajas, et kultuur vägagi sõltub sellest, mis on riigis üldse, mis toimub riigis ja kuidas riik oskab oma kultuuri hinnata. Aga meil on tõesti hea meel teid siin näha ja alguses ma tahan kutsuda siia just poliitikuid ja sõna tervituseks ma tahan anda Haapsalu linna volikogu esimehele härra Jaanus Karilaid. Tere kõigile ja väga suur rõõm, et saame rahvast täis. Et nõndaviisi öelda, et kelle hääl ei kõla muusikakollektiivis, siis need inimesed peavad kindlasti panema oma hääle kõlama valimiskastide juures. Ja seekord ma arvan, et hääled kõlavad väga hästi ja viisipäraselt 20. oktoobril. Keskerakonna valimisnimekiri on seekord tõeliselt Haapsalus rahvarinde vaimuga. Meie seas on sotsiaaldemokraate, meie seas on parteituid, meie seas on IRL taustaga kandidaate. Muidugi ma ei tea, kas ka mõni on ka reformierakondlane, praegu selle kohta andmed puuduvad, aga põhimõtteliselt oleme kogukonna mõtteviisi enda valimisnimekirja on sisse. Ma loodan, et see valimiskampaania tuleb konstruktiivne, sõbralik, üksteist austav, argumente kaalu ja et kodanik saab endale enne valimistele minekut tervikliku pildi. Enne kui läheme lõbusaks ja kuulame head muusikat, kuulame neid inimesi, kes peavad ka viisi muusikas, räägib meile Riigikogu asespiiker Jüri Ratas. Head inimesed, head Haapsalu elanikud, head Läänemaa elanikud. Haapsalu on alati armas koht olnud minu jaoks ja mulle meenus täna siia tulles kuskil 80. aastate lõpp. Meenus üks talvine päev ja meenus see, kuidas rongiga sai siia Läänemaa poole sõidetud. Kes tuli rongi pealt maha tuli tulla üle põllu või põldude vahelt ja siis oli võimalus jõuda Taebla spordihoonesse, kus sai lapsena mängitud korvpalli. Miks ma sellest näitest alustasin, siis minu meelest see on natuke sellise suhtumise näide tänases ühiskonnas. Kuidas te arvate, et mis teile tundub, kui te näete kiirabiautot täna sõitmas Eestimaa peal, kas see on see auto, kes pakub arstiabi meile? Kas selle arstist on seal sees? Kas on kiirabiautos arst sees? Mulle tundub see natuke absurdine, aga tõesti enamus autodes ei ole sees. Kuigi ma arvan, et selline loomulik reaktsioon on see, et kiirabiautos on arst sees. Aga midagi ei ole teha, ma näen suhtumist, et see ongi normaalne, et seal kiirabiautos arsti sees ei ole. Ja et kiirabi ei peagi väga arstiteenust pakkuma, et ta peab käinud olema selline kuller teenus, et viima patsiendi ühest kohast teise, nii et ma ei
üllatuks, kui varsti tuleb uudis, et kiirabi pole üldse vaja ja taksod teevad selle töö ära. Sama on tegelikult selle minu esimese näite puhul Haapsaluga, Läänemaaga. Ma olen mitmeid kordi mõelnud seda, et kui võimsa majandustõuke seesama raudtee, seesama näide, mida ma Taeva kohta tõin, võiks anda siia Läänemaale, võiks anda Haapsalule ja minu pärast andku veel 10 kilomeetrit kaugemale Rohukülani välja, mis hõlmaks ka ligi 10 000 maakonna Hiiumaa. Ma arvan, et see on see asi tegelikult, mis tuleb Eestis ära teha. See ongi minu suhtumise küsimus. Nüüd öeldakse, et see on nii kallis, majanduslikult on see mõttetu. Nii kaua see ongi majanduslikult mõttetu, kui seda raudteed ei ole. Ega ükski ettevõte ei tule täna siia, sellepärast ütleb, et aga kuulge, siin pole raudteed, me eitan ikka oma tootmisettevõtte siia. Aga kui see raudtee oleks, see annaks väga palju juurde, turismile juurde, see annaks tagaks selle, et inimesed saaksid liikuma, inimesed saaksid paremini liikuma. Jaanus ütles õigesti, et selle Keskerakonna kontserttuuri pealkiri on Panen hääled kõlama. Keskerakonna on võtnud nõuks, et suvi ei ole veel läbi, me tahame suve nautida koos teiega, head inimesed, täna siin Haapsalus ja tahame teha hea kontserti. Aga mul on täiesti veendunud, et Keskerakond on pannud siin Haapsalus mitte ainult hääled kõlama, vaid ka asjad liikuma. Ja need on olnud, ma tooks 3 näidet. 3 reaalset näidet ja minu meelest kõik näitavad seda, et see suhtumine, selle teise inimese märkamine, kes on täna raskemas situatsioonis, me suudame tulla talle appi. Mulle meenub 2 või 3 aastat tagasi, kui Kaia Kanepi ei mängid nii ilusat tennist nagu näiteks eile või täna. Tal oli raske ajad. Mulle meenub, et see oli just keskerakondlik linnavalitsus siin Haapsalus, kes tegelikult toetas Kaia Kanepit selle raske hetkel. Mulle meenub ka see, et kui riik ütles, et me matusetoetusi ei maksa, siis oli just see Keskerakonna fraktsioon siin Haapsalus, kes ütles, et meie siis maksame edasi. Me võtame riikliku funktsiooni endale ja 100 eurot me maksame matusetoetuseks. Ma ei tea, kas teile meenub või mitte, aga Keskerakond oli ka Haapsalus see, kes 1,5 aastat tagasi ütles, et sünnitoetusi tuleb mitte 2-kordistada, vaid rohkem kui 2-kordistada. Ja täna on Haapsalus sünnitoetus, kui palju see on? 400 eurot. Nii et see on kindlasti rohkem kui 190 eurot. Aga ma soovin teile head kontserti, ma soovin teile ilusat suve lõppu, kõikidele vanaisadele, vanaemadele, kõikidele emadele, isadele head kooliaasta algust, loomulikult ka lastele seda ja mul on palve teile. Pange enda mõtted, enda teod ja ennast liikuma, andke sellest oma sõpradele ja tuttavatele teada, mida Keskerakond on siin Haapsalus teinud ja tulge 20. oktoobril kindlasti valima. Aitäh teile! Aitäh Jürile väga selge sõnumi eest, et Jüri on nüüd ka esimene Riigikogu juhatuse liige, kes on nii ametlikult ja selgelt raudtee taastamist toetanud. Nüüd ootaks samasugust käitumist Ene-Ringmalt ja Laine Randjärvet ja ma arvan, et see rongab tõesti varsti liikuma. Aga nüüd tahaks kutsuda meie ette esinema meie nimekirja linnade kandidaadi Peeter Pikmanni. Õhtust, head inimesed, põhjus, miks ma teie ees olen, sai just reedetud ja tõepoolest kord 4 aasta tagant on seda häält võimalik kõlama panna. Väga sageli kõlavad need hääled valimiste vahel või pärast valimisi. Kõlavad on nurinana, etteheidetena, hädaldamise, soigumisena, kriitikana. Ja kõike seda võib-olla ei olekski tarvis, kui kodanikena, linnaelanikena, linnakodanikena me vastutusse minna hääletama suhteliselt tõsisemalt. Sest fakt on ju see, et peaaegu pooled elanikest ei võta osa
hääletamisest, valimistest. Ja kindlasti siis teid huvitab nüüd see küsimus, et mida teeks selline valitsus, kus linnapeaks oleks võib-olla mõnele tuntud, võib-olla tundmatu Peeter Vikman. Ja selleks, et mitte eksida oma sõnastuses, sest see, mis nüüd järgneb, on ilmselt üsna tähtis, ma parem loen olulised punktid teile ja võib-olla siis, kui hiljem pärast toredat kontserti on teil küsimusi jätkuvalt, siis ära ma ka ei kao, nii et kui siin kohviku poole peal, siis saate ka oma küsimusi esitada ja kõike muud. Enda kohta ütleks veel seda, et mina olen Haapsalu elanik olnud sündimisest saadik. Ja võimalusi siit äraminekuks on olnud mitmeid, aga mulle väga meeldib Haapsalu. Mulle meeldis ta juba siis, kui ma olin väike poiss ja olnud siin korraliku linnust ega promenaadi, olnud siin võib-olla nii turvaline, kui see on täna. Seda lennukid lendasid üle meie peade. Ja vahel vaadates lennukid mõtlesin, no nii, ega see maailma lõpp küll enam kaugel pole, et kui nii palju lennukeid nii väikese linna kohal lendama peavad, siis jaa. Ja sellest lähtuvalt on siia kirja saanud see, mida ma tõeliselt usun tegelikult ja mis on hea. Ma arvan ja mida meie arvame Haapsalu linna jaoks. Aga teie saate oma arvamust avaldada hiljem. Haapsalu peamine rikkus on Haapsalu linna inimesed. Ei tahaks siin kitsendada seda mõistet sellega, et sa oled Haapsalu elanik või ei ole. Sa käid siin ainult tööl või kultuuri tarbimas. Kui Haapsalu linn on sinu linn, siis sina oled selle linna inimene ja ma usun, et ka selle linna rikkus või rikastav komponent. Uuringu kohaselt on Läänemaal 2 tõmbekeskust. Üheks on Haapsalu ja teiseks Lihula. Mind on alati huvitanud küsimus, kui kaugele ulatub Haapsalu tõmme. Ja kui see just väga kaugele ei tundu olevat, kas seda on võimalik kaugemale nihutada. Ilmselt sõltub see teenuste ja kaupade kättesaadavusest ja valikust. Linna arengus peame väga oluliseks, et maakonnas elavad inimesed näevad oma linnana Haapsalu. Tähtis on muidugi see, et üleriigiline regionaalpoliitika toetaks avalike teenuste kättesaadavust maakonna linnades. Paljuski on tendents ja areng olnud vastupidine. Mäletan aega, kus haigekassa kontorisse sai Haapsalu linnast sisse astuda ja ühel järgmisel päeval saadeti mind millegipärast postkontorisse. Ja 2 korda lugesin siit ja oli küll postkontor ja mitte haigekassa, aga teenused olid kolinud postkontorisse. Teeninduspunktid on toredad asjad, aga adekvaatseid vastuseid me sageli ei saa. Ei juhtu seda minuga ja ilmselt ka teiega. Aga see ei ole täna linna teema. Sama vajalik on, et lähivaldades tegutsevad ettevõtjad ja tootjad suunaksid oma pakkumised oma linna rahvale muu hulgas. Et seda pakkumist hästi teha, on vajaliku keskkonna loomine linnavõimu teha. See on väga oluliseks, et Haapsalul oleks kiire ühendus Tallinnaga. Täna on sellest räägitud. Kiire siin juures tähendaks alla tunni. Miks on see hea? Töökoha kaugust või vahemaid mõõdame sageli mitte kilomeetrites, vaid minutites. Alternatiiv Tallinna magalale saab Haapsalus, kui kiire rong viib pealinna näiteks 50 minutiga. Saatjaks oleks võimalus tassi kohvi juures hommikune ajaleht läbi vaadata või ees ootavate päevasündmustega aegsasti kurssi viia. Õhtune pealinna külastus saab võimalikuks tund sinna, tund tagasi. Haapsalus on hea. See kõlab juba üsna tuttavalt. Minu 4 last on kasvanud ja kasvavad Haapsalus. Siin on hea ja turvaline. Tahaks seda öelda
lapsi kasvatavatele Eesti peredele. Lapsevanemad peaksid aga kogema, et kogukond peab oluliseks nende püüdlusi oma lapsi hästi kasvatada ja neile head haridust pakkuda. Gümnasistidele avab uksed ilus koolimaja Riigikool. Paljudele armsaks saanud koolimajas tegutsev põhikool, aga ei tohi siinkohal jääda vaeslapse ossa. Usun, et ma tõesti usun seda, et lähiajal on võimalik lõpule viia Kuuse tänava koolimaja ja algkooli hoone korralik remont, tehes seda siis linnaeelarve vahenditega või Euroopa Liidu rahaga läbi nende meetmete, mida riik hetkel kavandab. Pean vajalikuks, et linnas oleks pensionäridele tasuta bussisõit ja ka lastele. Usun, et linnale ei ole tegelikult üle jõu ka tasuta koolitoidu pakkumine algkooli kooliastmes. Kodulinn. Kuidas rajada kodu Haapsalusse? Täna vaadates kinnisvara müügikuulutuste hulka ja hinnates sealt saadud tulemusi, on üsna kindel öelda, et 200 kuni 250 kodu rajamiseks eluaset on saadavad. Huvi ja vajaduse korral näen võimalust linna poolt ellu viia ka eluaseme programm noortele peredele ja pakkuda neile kodu rajamiseks elamukrunti. Eluaseme piirkondade arendus on olnud ka viimase aja detailplaneeringute peamiseks teemaks. Elanikkonna vähenemine on olnud maapiirkondade ja pealinna lähialast välja jäävate väikelinnade valu küsimus. Nii on see lugu ka Haapsalus. Viimase 10 aastaga on Haapsalu elanikkond vähenenud peaaegu 2000 inimese võrra. Ja see ei tee just väga rõõmsaks. Vahel küsitakse, mida teeksite teie, et kõik need inimesed tuleksid tagasi. Keegi on uurinud, et inimesed liiguvad või vahetuvad oma elukohta, kui nende elatustase tõuseb 30%. Selleks, et neid inimesi tagasi saada, kes on juba läinud, peaksime parandama olukorda vähemalt 60%. Ma ei tea, mis näitajate järgi see täpselt käib. Ilmselt ei ole tänase päeva seisuga see reaalne ülesanne. Aga teha midagi selleks, et need inimesed, kes täna elavad meie linnas, ma usun, et on võimalik. Ja vahel öeldakse ju nii, et kui mul oleks töö, kui mul oleks kodu, ehk korralik sissetulek, Eesti keskmisest me siin ei hakkaks rääkima, siis ma elaksin Haapsalus hea meelega. Vahel heidetakse ette, et miks kohalik omavalitsus ei arenda piisavalt ettevõtlust, et oleks töökohti. Töökohti tootvat vabrikut ei ole vist keegi välja mõelnud või kui selline vabrik oleks, siis tähendab konkurentsis ei püsiks. Ja investeeringud ettevõtlusse ei tähendagi alati ka töökohtade loomist ja võime siin kergesti sattuda eksiteele, kui räägime investeeringutest ettevõtlusesse ja seotame selle töökohtade loomisega. Aga huvitava tulemuseni jõudsime, kui ettevõtjad pöördusid teha investeeringuid, selgus, et ressurssi ei jätku elektrienergiat, ei jätku võib-olla vett, ei ole huvitatud omavalitsused ka arendama infrat. Haapsalu on selle koha pealt natuke teistmoodi olukorras. Meil ei ole suuri tööstuspiirkondi ja ega ilmselt linnainimesed enda kõrvale ka suuri vabrikuid ei soovi. Aga reaalne ja täiesti tõsiselt võetav ettevõtluse arendusteema on keskmise ja väikese suurusega ettevõtted. Selge on see, et linn selliseid ettevõtteid rajada ei saa ja polegi tal vaja. Aga et koondada ettevõtjate huvid ja neid esindada ka riigi ees, kui vaja, on täiesti reaalne ja võimalik. Täna ma pean mitte oluliseks, et linn kopeeriks seda funktsiooni, mida teeb juba arenduskeskus
Läänemaal, seda tehakse läbi mitme investorprogrammi ja erinevate ettevõtlusarenduse meetmete, aga igal juhul koostöö ka lähivaldadega ettevõtluse arendamise küsimus on äärmiselt oluline. Silmad siin Ridala valda, kus selle teemaga juba tegeletakse ja linnapoolne tugi või koostöö selles vallas on hästi oluline ja võimalik. Ja tahaks lõpetada ühe sellise loosungiga, võib-olla isegi Haapsalu edu on Läänemaa edu. Tänan tähelepanu eest. Jah, nagu oli öeldud, kui tekivad küsimused poliitikutele, tegelikult Keskerakonda toetavad paljud kultuuriinimesed ja veel peab ütlema, et üsnagi suur osa kultuuriinimesi kuuluvad Keskerakonna ridadesse, kaasa arvatud näiteks mina või mõned teised esinejad, kes täna tulevad teie ette ja küsimus on selles, et räägitakse väga palju sellest, räägivad kes oponendid, need, kes on kadedad, et Keskerakond on nii populaarne, aga ta ongi nii populaarne ja statistika on kõige kuivem ja konkreetsem asi, mis räägib sellest. Rääkida võib vägagi palju, aga kõige tähtsamad asjad, need asjad, mis on ükskord tehtud. Ja Keskerakond, see on erakond, kes mõtleb inimestest, mitte ainult rahast, aga ka inimestest, kellel seda raha mõnikord ka pole. Ja see, mis praegu toimub Tallinnas, Keskerakonna vastased karjusid väga palju, mis asi see on ühistransport tasuta. Aga see on fantastiline, see on uskumatu asi ja praegu väga paljud inimesed juba said aru, kui suur kokkuhoid on see ja see on väga tähtis ja see, et Tallinna linn julges seda sammu teha, see on ka väärt ainult kiitust. Ma tahan siia kutsuda praegu artisti, kes palus ennast tutvustada niimoodi tütarlaps, kes tahab laulda. Ja see tütarlaps on siin ja see on Heidi Tamme. Päris õiged sõnad, sest et ma võin öelda, et juba 50 aastat on see armastus kestnud ja ma ütleks, et see on igavene. Nii kaua, kui veel suu matsub ja jalg tatsub, mind on väga raske siit püüne pealt ära saada. Aga ma tahaks teile öelda, et ma olen ka õnnelik inimene, kes kuulub nüüd keskerakondlaste ridadesse ja pean ütlema, et sain ka esimesed sõimusõnad telefonitsi kätte, aga ma olin ka vapper ja polnud kade. Ütlesin ka midagi vastu, mida ma siin ei tohi öelda muidugi. Aga see, kes mulle helistas, sai oma kätte. Aga väga hea lausa, paneme hääled kõlama. Ja täna on meil esimene võimalus kohe oma hääled ilusti ära seada ja proovida, kui häälekad me siis oleme ja kui sirge seljaga ja kui uhkelt me siis astume ja millise häälega me ennast siis esindame. Nii et ma arvan, et me teeme selle täna koos ära, eks ole. Ja kuna alguses oli juttu ka, et paljudega siin tuletasid meelde ikka seda horoskoobi aega ja ma ütlekski, et väga tore, et meie endised noored horoskooplased ja siin on ka need uuemad horoskooplased, kes ütlesid mulle pärast esinemist, et me oleme kuulnud küll neid laule, aga me ei teadnud, mis nägu te olete. Noh, said nad siis näo ka selgeks ja väga suure lustiga laulsid. Ja ma arvan, et mis ma siin ikka pikalt räägin, lähme kohe selle häälega lahti. Ja ma loodan, et me siis tõesti laulame.
ja kui meil hästi välja tuleb, siis lähme koos ka tuurile. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Mööda aeglasid nädala rasket päev. Nii kui käes on jälle pühapäev kähku võõres, siis läheb see kõik koos. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Kauem hommikul magada saan, ei muisti silmist nii. Ja päev on nii pikk, aga kukkusest aeg, pole kiiret mul kooli. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. Pardis kõndida on nõnda hea, pildil jalgu saab puhata. Nii kui sammud sealt edasi seal, astu kohvikusse sisse maa. Ja, nii tore see, et on jälle pühapäev. 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 Et on jälle pühapäev. Et on jälle pühapäev. Kui milline tunne see oli. Ma läksin bussiga, sõitsin Vabaduse platsile ja mul süda nii kloppis sees, et ma ei saanud edasi sõita. Ma läksin bussist välja ja seisin sinna Vene Draamateatri seina najal niimoodi ja hingasin oma selle pabina välja ja siis läksin kohtama Gustav Kikerpuuga. Ja need olid tõesti väärt hetked, sest olen väga õnnelik, et sain osaleda sellises saates. Ja ma ütleks, et need olid esimesed saated televisioonis, mida ma ütleks, et kogu Eesti rahvas jälgis ja istus telekate ees. Ja see oli ka selline tore asi, mida meie 3 musketäri, Gustav Kikerpuu, Andres Vihalemm ja Helmo Lööve, nende auks ja mälestuseks. Lööve on muidugi veel meie hulgas, aga veedab oma rahulikke päevi, aga Gustav Kikerpuu ja Andres Vihalemm, ma arvan, et nad on väärt, et me meenutaks. Ja järgnev laul on ka sellest ajast. Ära nörtsitatud õiekesed. Laulab nörtsimatud proua ise. Thanks, Lord,
jätnud maa. On ootus olnud asjata. Nii kammu kõrgum kõige, mis kord kaasa ilma metsa tee. Nii kammu kõrgum kõige, mis kord kaasa maa metsa tee. Mitte ainult peaga, vaid kogu keha ja vaimuga. Ai anna kõik ja kõik võtta. Viigi ja kaugeid aegu kätte me ei saa. Võib-olla marja kaugeid päevi saab kulmeloo, kuid kes ei ikkaks olla veel kord vallaku ja loo. Võib-olla marja kaugeid päevi saab kulmeloo, kuid kes ei ikkaks olla veel kord vallaku ja loo. Aeg anna kõik ja kõike võtta taas. Kord muutub tühjaks jälle õitsik andel maa. Võib-olla tundub liiga kaunis ammu kuuldud pool, kuid kes ei ikkaks olla veel kord vallaku ja loo. Võib-olla tundub liiga kaunis ammu kuuldud pool, kuid kes ei ikkaks olla veel kord vallaku ja loo. Tõuseme püsti ja kõik me veel hoogsamad. Kui kallis aeg ei keela silma vaadata. Võib-olla siis just viimaks kostub keela valguskool. Nii rõõme jälle jõudas vallaku ja loo. Võib-olla siis just viimaks kostub keela valguskool. Nii rõõme jälle jõudas vallaku ja loo. Aplaus meie rahvarile ka. Mis on teie nimi? Karin? Andreas. Aplaus. Vot niimoodi peabki. Nii peabki elama, nii peabki lõbutsema ja rõõmutsema. Ja enne kui ma nüüd järgneva laulu juurde lähen, ma tahaksin teile kõigile soovida tugevat tervist eelkõige. Küllust teile igat sorti. Ja et teie unistused täituks, ärge jätke oma unistusi lipakile. Need peavad olema alati teiega, et need täituks. Ja selleks, et meie kõige suuremad soovid ja unistused täituks, tahaksime soovida meile kõigile, meie ettevõtmistes jumalikku armastust ja õnnistust.
veel kord teile kõike head ja jõudu ja ma usun, et me kohtume siis valimistel. Heidi Tamme, tütarlaps, kes armastab laulda. Aitäh! Latt on nii kõrgele tõstetud, et ma ei tea, mis me edasi teeme. Ei ole midagi, siin annab sättida väga hästi veel kõrgele. Tahab lõpestada mikrofoni. Huumori meil on ka. See tähendab, et ikkagi noor. Ja nüüd siis ma tahan kutsuda siia artisti, kes küll vähemalt täna, ma tean, ei laula, aga tal on kindlasti mida öelda ja tema nimi on Raimo Aas. Jaa, ma olin ilma mikrofoni. Artist, jah. Ma väga tänan, et leiti niisugune koht programmis, kus on koht mind panna. Ja väga ilusasti meie kontsertjuht ütles, et latt on seatud nii kõrgele. Minu käimisest on juba näha, et ma jooksen puhtalt lati alt läbi. Mul on väga hea meel olla just selle erakonna kontsertkavas, sest kuigi ma olen ka juba vana inimene, tahaks olla noor inimene, aga mu mälu mind ei peta, kogu Eesti, selle uue Eesti riigi ajaloo jooksul olen ainult Keskerakond on mind siiamaani julgenud oma üritustele kutsuda. Ja Keskerakonnal on läinud nii nagu on läinud, teinekord paremini, teinekord nagu halvemini. Nüüd ma mõtlesin, et ma astun ka ise erakonda, siis hakkab ainult hästi minema. Sest ma praegu kuulsin siin, mida olen ka varem kuulnud, et raudtee tuleb taastada loomulikult. Aga mina mõtlen alati suurelt, sest kui ma üks päev kuulsin meie kallutamatust meediast, et Soomes on 6000 Eesti firmat, kes maksavad nagu Soome riigile, Rootsis on 800 firmat ja nii edasi, siis mina mõtlen tulevikus, kui saab olema Tallinna-Haapsalu raudtee, siis kõik need firmad on Haapsalus ja kõik käivad siin tööl. Sest Tallinna, see on juba midagi. Teine asi, ma saan aru ja ma kardan, et võib-olla ma olen natukene kriitiline, aga Neiu Heidi Tamme ütles, et üks inimene helistas ja ütles, et miks ma kardan, et neid oli vähemalt 2, sest mulle on väga paljud helistanud, aga ilusasti saab öelda ja mul on hea meel, et ma astusin sinna Keskerakonda, kus ma võin kõva häälega öelda, mul on maja ja auto olemas, ma ei pea endale enam midagi juurde varastama. Ma astun sinna erakonda, kus ma saan teiste inimeste eest seista. Ja peale seda ei ole enam keegi mulle ka midagi halvasti öelda. Ja teine asi, mis ma alati olen mõelnud, et see on suurepärane võimalus, sest Heidi Tamme, härra Tooman, kõik teame, me elame ilma esinemata õhku ei ole. Üks te kõik, nii kaua kui vähegi veel öeldakse, pööratakse sind õigele poole ja öeldakse, mine, sa lähed. Ja kui laval oled, siis võib-olla enam ei tule meelde, miks ma siia tulin. Aga mina tean täpselt, sest ma tahan ka esineda. Aga praegult on need esinemisvõimalused niisugused, nagu nad täpselt on. Keerad meie telekanalid lahti, mis on põhiline meelelahutus. Reklaam. Mida reklaamitakse? Kõõma ja hügienisedemeid. Ja ma olen mõelnud, et kus siis võiks ise leiba teenida meelelahutusega. Ja töötasin välja suurepärase reklaami, ükski televisioon ei kasuta. Reklaam kõlab, mees, unusta kõõm, sul on endal ilus naine. Ja niimoodi hakkadki mõtlema millele, sest vaadake, demokraatia on väga hea asi
ja ma ei hakka siin nostalgiliselt nutma ja rääkima, et mul õnnestus nõukogude ajal saavutada 3 suurt töövõitu. Ma sain esinemiskeelu 6 kuud, siis ma sain 3 aastat ja lõpuks ma sain eluaegse ja Vene kord lõppes ennem otsa. Nüüd, kui ma olen lubatud, aga muide Vene ajal ma kaalusin 131 kilo, olin keelatud ja mahtusin isegi televiisorisse ära. Nüüd kaalun 90 ja ei mahu enam raadiossegi ära. Ja vaat sellepärast ma olen mõelnud, et mis on siis muutunud. Selge on see, et valimistel me peame tegema õige valiku. Nõukogude ajal ma olin noor ja rumal ja olin veel nii noor ja rumal, et unistasin, kuna mu rühmavend oli meie hulgast lahkunud Oleg Melnik, siis ma mõtlesin, et võib-olla tänu Olegile ma saan kunagi ka Heidi Tammega koos esineda ühes kavas ja näete, 50 aastat hiljem nagu niuhti. Ja vaata, et nõukogude ajal ma saan aru, ma sain esinemiskeelu, et Ameerika farmer käis Eestimaal, külastas eesrindlikku kolhoosi, vaatas seda värki ja ütles, no pole imegi, et teil Eestis nii väiksed saagid on. Mul Ameerikas on niisugune farm, et mul on niuke põld, hommikul istun traktori peale, õhtuks ei jõua põllu teise otsa välja. Mille peale meie kolosnik pani käed tasku, ütles mees ära kelgi, mul on ka niuke traktor. Tänapäeval on meil kõik võimalused, maa on omanike käes ja nii edasi, inimesed lähevad ära maa. Miks? Raske on, toetuste üle ja nii edasi. Ma olen ise Rapla kandi mees ja mu sõber ütleb, Raimo, mis sa virised? Praegult on Eestimaal nii hea elada, et kõnnid mööda maad ja iga meetri peal tahaks üles hüpata ja õigata. Küll on hea Eestis elada. Ei julge maast lahti hüpata. Nii kaua kui jalad on maast lahti, keegi erastab maa alt ära. Ja võt ei olegi midagi teha. Ja sellepärast ma olen mõelnud, et kui ma oma vitsad juba eelmise korra ajal sain ja nüüd ma pole õieti midagi teinud, aga vitsa saan ikka, et kuhugi ei mahu enam, et mis lugusid rääkida. Ja näed, jälle saatus mängib rolli kätte. Ma olin 2 aastat tagasi arengupeetusega inimeste suvepäevadel. Mitte päevalisena, vaid päevajuhina. Ja seal oli isetegevuskava ja ma olen kaua mõelnud, et mismoodi seda olukorda võiks iseloomustada ja nüüd teilda üks inimene, keda me ütleme, et ta ei ole normaalne, pani asja nii normaalselt paigale. Ta rääkis, meil Ulmus käis peaminister rääkimas. Peaminister räägib, Eesti riigil on väga raske ja Euroopa Liidul on ka väga raske. Ma kuulasin teda ja näitasin rusika. Peaminister räägib edasi, mul on niisugune tunne, et ma nüüd ei saa aru. Aga Eesti riigil on väga raske, Euroopa Liidul on ka väga raske. Ma näitasin jälle rusikat. Peaminister ütleb, kuulge, Eesti riigil on väga raske, Euroopa Liidul on ka väga raske. Ma näitasin jälle rusikat. Ta vaatas mulle otsa, tegi niimoodi ja läks uksest välja. Hullumaja peaarst kutsub mehe välja ja ütleb, vabandage, patsient, me kõik teame ja isegi teie teate, et te olete haige inimene, te olete paberitega rumal inimene, aga nii rumal ta ei ole, te ju tunnete peaministrit, te näete, ta räägib ja te näitate talle rusikat. Mille peale see mees ütleb, ei, ma ei näidanud rusikat, ma näitasin kõva korda on vaja. Kõva korda on vaja. Ta näitas mulle vastu, mõistust ei jätku. No, niisugune lugu. Ja sellepärast, armsad inimesed, peab alati meeldiva ühendama kasulikuga. Ja keskerakondlane on ka härra Tamme ja tema annab välja Pilka ja ajakirja ja kui poliitikud tõsised tegijad hakkavad vastama teile tõsiseid küsimusi, siis mina olen nõus teiega Pilka ja ajakirja mõõduka tasu eest jaotama ja uskuge mind, selles ajakirjas Pilkaja on nalja rohkem kui rubla eest, sest ta maksab 1 euro. Ja kuigi euro hinda ei tõstnud.
ja ma tunnen, et täna on niivõrd hea publik saalis, et ma esitan kohe oma kontsertosa lõpetuseks oma kõige parema numbri. See on, ma lähen istun koha peale tagasi. Aitäh! Aga mul on, jah, siin oli palju juttu sellest rongist, Haapsalu rongist. Mul on üks lugu ka seotud ja ma ei tea, mina sõitsin ka siin Haapsalu rongijaamas rongiga sellel ajal, kui rongid ei käinud. Mul oli selline rõõm ja kuidas veel. Tegu oli ühe filmi võtetega ja filmi nimi oli Minu Leninid. Seda filmi tegi Hardi Volmer režissöörina ja kui tore, ma mängisin selles filmis, küll see oli ekraanil, no ma ei tea, 3 minutit võib-olla. Jossif Vissarionovitš Stalin, seda on vist raske ette kujutada, aga tegelikult siis, kui filmi tegijad pöördusid minu poole ja küsisid, Eduard, no sa tead kõiki näitlejad, et kes võiks Stalin mängida? See on mina. Ma ütlesin mina kohe, nad ei saanud aru, ma ei olnud veel hall, pea ei olnud veel hall, juuksed olid lühikesed ja tumedad, ma tegin kuidagi niimoodi ja siis tegin nii. Kohe said aru, no praegu võib-olla ei ole nii näha. Ühesõnaga filmis oligi, mina olin Stalin ja see stseen, kus seltsimees Stalin võtab vastu Vladimir Iljitš Leninit, kes tuleb siia Eestisse. Seal oli selline kummaline süžee, et üks Eesti ärimees tegi 5 Lenini koopiaid ja sakslastega mingisugune diil neil oli ja nii edasi. Mingisugune naljakas lugu. Ja siis Vladimir Iljitš vastupidi isegi, seltsimees Stalin tuli vastu, Vladimir Iljitš tuleb vagunist välja, ta on väike ja näitleja oli ka selline lühike Peterburist Viktor Suhorukov, kes mängis palju seda Leninit aga mina olen nii nagu ma olen ja siis Stalin oli ka väike. Siis tuleb see vagun, mis oli tehtud spetsiaalselt ajalooline, mängib orkester siin samas Haapsalu rongijaamas, tuleb rong, vagon, siis sealt väljub Vladimir Iljitš, väike artist. Mina seisan seal perroonil, kaamera filmib mind niimoodi. Ja siis, kui Vladimir Iljitš hakkab sealt väljuma, kasapisi niimoodi alla, siis ma lähen tema vastu ja siis teen niimoodi, kuna ma olen liiga suur, ta on lühike. Здравствуйте, Vladimir Iljitš. Ja niimoodi nad siis filmisid. Me kõndisime sealt perroonil tükk aega niimoodi, kuna kaamera võttis meid. Aga samas see on mitte ainult see võimalus, näitleja võimalus tõesti mängida kummalisi ja fantastilisi kujusid, aga see on veel ka hea mälestus Haapsalust. 30 aastat praktiliselt ma olen juba Eestis ja tegelikult 1. augustil käitus minu loomingulise tegevuse 30 aastat. See oli minu ainuke teater peale teatrikooli Vene Draamateater, kus ma ligi 30 aastat töötasin. Paar aastat tagasi lahkusin sealt, olen nüüd siis vabakutseline, töötan Vene Kultuurikeskuses kunstilise juhina, aga samas mul on võimalus ka kohtuda publikuga niimoodi sooloartistina, ütleme. Kuna mina esindan osaliselt ka Vene kultuuri, tahaksin täna laulda teile mõned vanad ilusad vene romanssi. Tšaikovski seda laulis ja suure artisti mälestuseks laudan nii eesti kui vene keeles. Mul meeles valsta helid kaunid ja kevadöine hääl. Ei teadnud ma, kes seda laulis, kuid hooga siis, kui päev. See oli vals nii urn ja hurma,
see oli veidele viis. Nüüd tulnud talvune lumipuudel ja tema rõõm käib pikid meil, vaid kui su held aknast kuulem, ei kosta välis, mis sidus meid, kus on see vals, nii õrn ja huurema, kus on see veidelev viis. Я помню вальса звук прелестный, весенней ночью в поздний час, его пел голос неизвестный, и песня чудная из. Да, то был вальс старинный, томный, то был дивный вальс. Теперь зима, и те же ели покрыты сумраком стоят, а за окном шумят метели, и звуки вальса не звучат. Где ж этот вальс, старинный, томный? Где ж этот дивный вальс? Браво! Veel üks väga ilus vana vene romanss. Särame päike, gari-gari maja звезда. Gari-gari моя звезда. Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней. Ты будешь вечно незабвенная, в душе измученной моей. Ты будешь вечно незабвенная, в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою, гори, сияй, моя звезда.
Очи страстные, очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, да как боюсь я вас знать увидела вас я в недобрый час. Как люблю я вас, да как боюсь я вас знать увидел вас. Я в недобрый час, ах, не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, прибиваючи, вы сгубили меня, очи черные унесли навек. Мое счастье, вы сгубили меня, на очи черные унесли навек. Мое счастье, залетает он, все гусары спят непробудным сном, лишь один не спит, пьет шампанское за здоровье, за цыганское, лишь один не спит, пьет шампанское за здоровье, а за цыганское. Вдали мерцали огоньки. Мне теперь законники заломит, душу бы разревет от тоски. Дорогой длинною, ночью лунною, расписный той, что вдали меня, старинною, струнною, что по ночам закручила меня. Старинною, струнною, что по ночам закручила меня. Как промчались стыгойки удалые, как сквозь пальцы талая вода. Только наши годы молодые в сердце остаются навсегда. Дорогой длинною, ночью лунною, расписни той, что вдали меня, старинною, сеструнною, что по ночам закручила меня. Ma arvan, et sul on võimalus veel midagi öelda, sest rohkem ilmselt, no ma ei tea, eks näe, vaata. Rõdon, aplaus! Tere loomad panid paigale, et rohkem ma enam ei saa, sest mul on nagu suuremad peod, kus ma nüüd olen selle vabariigi ajal esinenud, on pulmad ja kui ma oleks nüüd hakanud panema, ega ma enne Pruudipärga poleks lõpetanud.
aga kui mulle anti see ükskord esineda, siis loomulikult tuletades meelde proua Heidi Tamme, et taksojuht vaatas peeglist, mulle tuli kohe meelde minu ämm, kui ta õppis autoga sõitma ja sõiduõpetaja küsis ta käest, et kuulge, proua, kas te peeglisse ka vaatate? Mille peale minu ämm vaatas peeglisse ja küsis, kas mul on soeng segamini või. Mille peale sõiduõpetaja ütles, ärge enam kursustele tulge. Nonii, aga tulles nüüd tagasi teema juurde, vana inimene, lähen edasi-tagasi, tuli kõik meelde, muide ma korjan ka veel allkirju. Ja seda ma teen ka pärast ja ma korjan nimelt allkirju siia raamatusse. Need on vastu allkirjad, sest läheb otsustamisele, kas olümpiamängudele maadlus jääb või ei jää. Ja praegult siis korjatakse allkirju. Ma võin teile rahustuseks öelda, et sellest mitte midagi ei muutu, aga te saate oma allkirja anda. Ja see läheb muuseumisse. Ja kui teil on lapselapsed ja te tahate näidata, et te olite hästi aktiivne inimene, võtate oma pere kaasa, lähete Tartusse muuseumisse ja ütlete, näed, vanaema oli ka sul selle poolt, et maadlus jääks olümpiamängude kamma. Aga tuhka teda on. Ja võt, tähendab, kõike tuleb mõelda. Ja kui nüüd, et mikrofonid korjati ära, siis vaadake, mida tähendab. Keskerakond on praegult Tallinnas võimul. Aga kui me ikkagi üle Eesti saame, siis asi paraneb. Aga praegult ma ei tea ju, võib-olla on teie hulgast inimesi, kes jälgivad, kas saas on kokkuhoidlik või ei ole. Näete, ma töötan ilma elektrita. Kõik hoian kokku ja selle me saame Kreekale toeks anda. Aga siin on täna väga ilusasti mainitud, et kool tuleb 1. september, kooliaeg, praegult käib juba koolireform ja kõva häälega arutatakse, kas laps enam peabki kooli minema 1. septembril, võib-olla piisab, kui ta läheb 31. mail tunnistusele järele. Siis nagu on koormus ka normaalne ja õpetaja palk on ka vastav sellele tööle, kui ta mitte midagi ei tee, sest praegult peab ikkagi selle palga eest veel tööd ka tegema. Ja miks ma seda teemat räägin, see on mulle väga valus teema, sellepärast, et kui ma olin 10. klassi poiss ja ma õppisin kunstikoolis, siis klassijuhataja kutsus mind välja ja ütles, Raimo, täna ma ei kutsu su isa ja ema kooli, täna ma ei kirjuta sulle märkust, täna me ei lähe kooli direktori juurde, ma nean su ära, et sa oled nii palju õpetajatele pahandusi teinud, et kui sa abiellud õpetajaga. Ja 10 aastat peale kooli lõpetamist tuli ta särava naeratusega, ütles, noh Raimo, ma ütlesin, jaa, teie sajatus on täide läinud. Algul oli väga huvitav õpetajaga abielus olla, sest nendel on parasiitsõna, palun korrata. Aastatega juba hakkad unistama, tahaks suve tööle jääda. Ja muidugi õpetaja, me räägime rahast, kogu elu nagu seisneb rahast. Ja õpetaja on sellest, võtame nõukogude aja, kuni siiamaani kogu aeg tõstetakse palka. Õpetaja on ainukene, kellel kogu aeg tõstetakse palka. Ja kui lähed panga automaadi juurde vaatama, palju tõsteti, paned kaardi sisse, ilmub ekraanile kiri, valesti valitud elukutse. Vanasti muidugi oli lihtne. Võis isegi, kui õpilane natukene rumalusi tegid niimoodi isegi või isegi niimoodi võisid teha, nüüd muidugi niimoodi ei saa teha. Sellepärast, et õpetajatel oli tohutu haigestumine õpetamisest, nimeti sõrm oli õpetajal haige vastu rinda tagumisest ja lastel jälle see sõrm hakkas valutama ropendamisest. Nüüd on koolireform siis hoopis teistsugune ja mul on väga hea meel, et meie kontsert kestab nii kaua, sest 1. september on tulemas ja ma püüan oma asju niimoodi, mul on väga õnnelik, abielu on väga õnnelik. Muidugi paljud inimesed ütlevad, et Raimo, kui sa tahad nalja teha, punnita, aga jäta abielu teema rahule. No kuulge, ma olen 39 aastat abielus.
Selle peale pool saali ütleb, et see on võimatu, ma ütlen, ei ole. Retsept on väga lihtne, tuleb harva kodus käia. Selle vastu tunnevad kõik abielumehed kindlat huvi, et kui tihti. No ma tean täpselt, vanem poeg on 37, noorem on 22. Ja abikaasa küsis ka täna, mida sa Haapsalust koju tuled, et meil nagu tütart veel ei ole. Nii, et ma püüan ruttu teha. Aga miks ma tahan õhtul hilja koju? Koolis ei tohi ju midagi lapsele öelda. Kui õpetaja ütleb midagi, et kuule saab, siis õpilane võib õpetaja saata nii kaugel, et õpetaja selle oma palgaraha eest sinna iialgi ei jõua sõita. Ja võt, mul on õnneks algklasside õpetaja. Ja algklasside õpetaja, see on väga hea. Ja ma tean, kui ma nüüd jõuan koju, ta läheb jõle vara magama, ta magab ennast septembriks välja. Tema juba magab, ma hiilin voodisse, tasakesi lähen tema kõrvale, voodi natukene nagiseb, kui naine paneb läbi une, kas saab vaikust klassis või ei saa. Ma olen nii vaik kui vähegi andnud. Naine ise magab, keerab teise külje, ütleb, palun esitada koduste tööde vihik. Ma mõtlen, mida talle öösel näidata? Aga mul on ilus nõukogudeaegne pidžama bluus. Rahutuvid on peal, virr, rahu, piss. Võtan selle pidžama bluusi, annan naisele, naine võtab, ise magab, silmad kinni, vaatab seda nagu midagi ja ütleb, miks on kodutööde vihikusse grillkanu soditud. Ma ütlen, kallis, need ei ole grillkanad, need on rahutuvid. Mille peale naine paneb, mis asja? Kallis, teil üks nahaalsus ja homme tuled koos vanematega. Õudusega mõtlen, kuhu seda ema ja isa siit panna. Niigi magame 1,5 inimese kusseti peal. Tõusen püsti, lähen kööki, saan suitsu ette, tõmmata paar kõhvi, siseneb korrapidaja õpetaja. Naeratan, neelatan, aga sellest on käitumise 3 säilitatud. Siis pläriseb äratuskell ja see tähendab, et selleks korraks on meie kodus kooli mängimine lõppenud. Hommikul naisega kohvi juues, iga hommikul ma küsin, naine, miks sa teed öösel minuga niisuguseid sigadusi? Naine ütleb, koolielu on nii närviline, ma elan seda kõike üle. Ja siis ma olen mõelnud, küll on hea, et närviline inimene töötab õpetajana. Võib tema unenäod veel üle elada. Aga kujutage ette, kui ta töötaks mul tapamajas. Igal öösel käiks laajal 2 korda ära konksi alas. Nii et oma kodueluga olgem kõik rahul ja et teistel inimestel oleks parem, selleks tuleb oma hääl anda just sellele erakonnale, kes hoolitseb meie kõikide eest. Ja nüüd ma tulen ka teile vastu, ma rohkem ei hakka enda poolt teid enam rohkem kiusama. Kes tahab, ma võin teile veel nurga taga rääkida, nii et aitäh. Kõigepealt showballett Color ja selle kollektiivi juhid on Niina ja Roman Koort. Niisiis showballett Color. Я мимо проезжаю.
Bésame
tengo miedo perderte después. Bésame mucho, bésame mucho. Вот опять небес темнеет ввысь, вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна. Вглядываюсь я. Здесь живут мои друзья, и дыхание задая в ночные окна. Вглядываюсь я. Я люблю под окнами стоять. Я могу как книги читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, не как люди смотрят на меня. И заветный свет храня, и волнуя, и маня, не как люди смотрят на меня. Я как годы прежние опять под окном моим готов стоять, и на свет его лучей я всегда спешу быстрей, как на свидание с юностью своей. И на свет его лучей я всегда спешу быстрей, как на свидание